No nii, hommikusööks söödud. Enamus toast oli juba natuke pärast kella 6 üleval, 6 me seal olime. Kell 7 oli söömine, saiakene või natukene moosi ja hommikuelbeid. Ja ega nüüd siis ongi. Väidetavalt tõusu on rohkem kui oli eile, küll aga on see lühema aja peale või tähendab pikema vahemaa peale, ehk siis see järsu nurk peaks olema väiksem. Enamus siit läheb sinna Roncesvallesisse. Minu tänase päeva eesmärk on minna ükskõik kuhu, mis on sealt kaugemal. Ja siis üritan siit tee pealt mingisuguseid asju näidata ja jagada neid muljeid, kuidas mul läheb. Siin on nii tuuline ja mul on hea meel, et ma võtsin kaasa omale puhvi. Ja ma mõtlesin, et kas ma ka seda peapääralaadset asja kasutan või ei kasuta. Aga suhteliselt kohe panin selle pähe ja see annab ikka nii palju juurde, kui see jahe tuul kõrvadest läbi ei puhu. See tuul on nii tugev, et isegi sellisel enam-vähem tasasel peab ennast tuule vastu kallutama. See siin võtab läbi päris korralikult. Leidsin siit tee äärest ühe sellise metalliskuudi. Huvitav, kas see ongi siis mõeldud endale, kui keegi peaks siia jääma, ma ei tea, mis see reservide seas tähendab. Aga selline järelveetaval kärul ratastel plekist konteiner, mis pole siit ammu liikunud. Siin on eelmistest omanikest veel Välgu Mihkel ja üks magamiskott. Ma seda ust küll põgusalt proovisin kangutada, aga see ei tulnud praegu lahti. Nii väga mul sinna sisse saada vaja ei ole, et seda siin praegu rohkem lammutama hakata, aga selline huvitav leid. Et seal on see sama hüitikene. Ja siin künka otsas on siis Words Orison. Ja ma seda hääldada ei oska, aga Orisoni neitsi, mis väidetavalt on toodud siit või siia mõnesaja kilomeetri kauguselt kuskilt teisest usuliselt oluliselt linnast. Ja see siis teagi täpselt, kellele ta siin kaitseks on mõeldud, kas siis kohalikele lammastepidajatele, loomulikult ka ränduritele. Et lähme vaatame seda lähemalt. Võib-olla oluline üks eksiarvamus, mis inimestel on see, et kui nad vaatavad pilte, siis pildid on tehtud sellise nurga alt, et see kuju tundub hästi suur. Aga tegelikult, no ma ei tea, kas ta meeter on, selline meetrine kujukene. Ja üks legend tuli meelde, mida ma selle kohta lugenud olen, et siin on näha selline kivis väikene lõhe või sälk. Et lugu siis on see, et välk olevat siia kivisse löönud, kui see kuju siin juba ennem oli. Aga et kuju olla terveks jäänud ja kivi läinud katki. Noh, uskuda võib ju kõike, aga selline lugu sellega käib. Ma ei tea, kui hästi seda kuulda on läbi selle tuule ja hobused on kaugel ka. Aga see on kogu aeg selline kellakolin. Ma olen mõelnud seda, et huvitav, kui tüütavaks see pidev kellakolin loomadel endale muutub. Või nad harjuvad sellega nii ära, et nad ei pane enam tähelegi. Oot ei tea.
aga igal juhul selline lugu. Sellised vabalt ringi liikuvad hobused siin mägedes. Oh, you got all Need tüüvid, kes kaamerasse just jäid, need on Lõuna-Koreast ja elavad praegu Ameerikas, Californias. Ja üleüldse on siin päris palju ameeriklasi ja kanadalasi. Seda, et inglise keelt vähe osatakse, tuleb küll ette, aga ikkagi väga-väga paljud räägivad siin inglise keelt. Ja see tuul on päris kõva. Ma ei tea, kui hästi siit on näha, aga seal on toiduauto. Et see on üks siuke, ma ei tea, kas just oluline, aga vähemalt kaardil välja toodud selline vahepeatus, kus inimesed, kellel süüa kaasas ei ole, saavad mingisugust bagetti omal osta ja midagi vähem näksida. Selline siis toiduauto. Parasjagu siin toiduauto juures söön shotcoodi batooni, mis ma eile kaasa võtsin ja siis eks lemmad peavad kuskile minema ja niimoodi nad siit mööda teed killad ja kollad ja siis lähevad. No võt, nüüd ma olen ühe korra võtnud välja ka selle statiivi käpi. Enam ei saa öelda, et ma ei ole seda kasutanud. Aga see vaade, nii et ta näitab tausta meeldib mulle ikka oluliselt rohkem. Nii et ma pean selle ikka kuidagi omal koti külge monteerima ja see puhkepaus on nüüd hea koht, kus seda kasutusel võtta. Nende riietega on selline lugu nagu on. Võtsin viimase ühe õhukese pikkade käistega pluusi, mis mul koti küljes kuivas ja panin selle ka selga. Sellepärast, et see tuul on ikka päris kõva ja jahe. Ma arvan, et see on kõige järsem koht siiamaani. Aga püüdes näha positiivset, siis vähemalt ei saja. Siis kui siit vesi alla voolaks, siis oleks lõbus nendest kividest. Et tunneme rõõmu sellest, mis on, sest alati saaks minna hullemini. Hetk tagasi jalutasin mööda ühest veevõtupunktist, aga ma vett ei võtnud, sest ma arvan, et mul on piisavalt rõhksõnal just, et arvan, et see on üks selle Camelbacki miinus, see veesüsteem, mis siit tuleb ja see kott on kotis, on see, et ega sa tegelikult ei tea, palju selle vett sees on. Ma hommikul hakkasin tulema, panin 3 liitrit sinna sisse ja seal võib olla 2 liitrit järgi, aga võib olla ka 400 milliliitrit ja seda ilma seda kotist välja võtmata ei näe. Kuigi ma arvan, et mul on seal veel piisavalt ja igal juhul see järgmine linn on või järgmine koht tähendab on niivõrd lähedal, et isegi kui mul on seal 400 milliliitrit, siis ei juhtu sellest suurt mitte midagi peale väikese ebamugavuse. Vaikselt siin jalutades tekib mõte, et tahaks
poksipeatust. Aga kogu selle tänase päeva jooksul, no ja tegelikult ka eile kaasa arvatud, ma ei ole näinud mitte ühtegi prügikasti. Ma ei ole näinud mitte ühtegi nii-öelda kemmergut või välikäimlat. Ja ma olen jalutanud, ma ei tea, kas 3 tundi järjest juba või ka natukene rohkem. Ja ei ole. Oleks siis mingisugune silt, et ma ei tea, mingite kilomeetrite tagant või keegi hooldaks. Igaüks vaadaku ise, kuidas saab ja kui häda peale tuleb, siis tea, et ega väga kuskile minna ei ole. Sellepärast, et ühel pool on mäest alla, teisel pool on mäest üles ja inimesi liigub siin niivõrd palju, et praegu tegelikult on hea hetk. Ei paista kedagi. Võib-olla peaks võimalust kasutama, sellepärast, et tavaliselt on alati sul keegi ees või keegi järgi. Siin sees on tuld tehtud. Või vähemalt on püütud, siin on igast prügisoidi. Suhteliselt ikka räpane ja must näeb see asi välja siin. Aga vähemalt nad ei ole seda lavatsite osa siin liiga tuksi keeranud hädapärast, kui mitte midagi muud ei ole. Siis saab siin hakkama. Ja selline siin on. Tuul endiselt tahab mütsi ära viia. Aga vaated on ilusad ja ega selle vastu ju ei saa midagi öelda, aga samas nende vaadetega harjub päris ruttu. Mis tähendab seda, et filmid ja ühel hetkel tekib see äratundmine, et kaua sa sellised ilusad pilte ikka ju vaatad, et mitte midagi ju ei toimu, et lihtsalt üks mägi ja teine mägi ja aga lahe, teistsugune. So this is the highest point? I think so. I think so. So we're close. 306. That's perfect. The horse is done. Okay. No tuleb välja, et see vist oli siis kõige kõrgem punkt. Ja siit edasi peaks olema alamäge. You can do the way. Tuleb välja, et see asfalttee on jalgrattatee ja õige tee läheb siit altpoolt. Ehk siis läheme jalakäijate raja peale tagasi. See naisterahvas on Quebecist. Me peatusime eile samas kohas. Hakkasime enne minema, nüüd jõudsin talle järgi ja mõned sõnad juttu rääkinud. Üldiselt ma arvan, see on esimene selline pikem vestlus siin tee peal. Siiamaani olen kõndinud üksinda. We can do this one or do this one. There is choice. Yeah. So there is 3.6 or 4.2. I don't know which one is the best. I don't know. Well, I know even less than you do. I don't know anything. I don't remember. Okay. So I'll check my apps as well and we'll see what they say and then we'll make the decision. Do you have one Camino? I have one Camino and then I have Camino Ninja. Okay. So
We'll figure it out. No nii, nüüd jõudsid ühed austraallased ka meile järele, kes siis mäletasid, et tegelikult sellest meile seal Pilgrim Office'is räägiti ja joonistati kaardi peale ka, et kui sa siia jõuad, et siis ära mine siit otse alla või mine ringiga. Ja põhjus on selles, et see on küll lühem, 3,6 kilomeetrit vist oli, aga ta on palju kivisem ja ta on palju järsem, ehk kokkuvõttes ta ei pruugi üldse olla kiirem, võib-olla ohtlikum. Et siis vaatame, jätkame praegu seda teed siin. Ja vot, teinekord tasub kuulata, sellepärast, et ma nägin küll, või nüüd, kui mul tuli küll meelde, et jah, ta seal Pilgrim Office'is kirjutas, aga ma selle paberi viskasin juba ära ja eks ma selle ainult noogutasin, et ma mõtlesin, et ma mõtlen koha peal välja ja noh, nagu näha, siis saigi mõeldud. Selline tee see siit allamäge on. Võib-olla üks asi on see, et väga lihtne on jääda. Roncesvalles down there? Yeah, that's the kind of monastery. Ah, okay. I did not know that. I think it is. I will see. Yeah. And the next one after that? Zuviri. Suviri. But not this one, maybe further. Ah, okay. But 21 keys. Ah, okay. I think it's Zuviri. Yeah, I'll go past Roncesvalles. Et nagu näha, siis hästi lihtne on inimestega rääkida ja noh, ega ma ei tunne ennast nii imelikult ka siin praegu filmides, sellepärast et kõik teised filmivad ju täpselt samamoodi. Aga noh, üks probleem võib-olla on see, et natukene keeruline on võib-olla seda vestlust ära lõpetada. Et inimesed tahavad rääkida võib-olla rohkem kui ise ja siis pead tegema niisuguse filmimise pausi, et jääma tahapoole. Aga noh, siis on jälle see, et eks me niimoodi siin pendeldame, et üksteisest mööda. Aga tegelikult see on päris lahe, sellepärast, et siis sa jälle näed tuttavat nägu ja lehvitad ja kui esimese korraga mõtlesid, et ei räägid või jutusone peale ei saanud, siis teist korda mõned tunnid hiljem, et juba lihtsalt see tere, tuttav nägu, see juba annab palju juurde. Aga mis veel on see, et ega ei tasu ennast halvasti tunda, sellepärast, et jalutad lihtsalt mööda või jääd maha. Et see on üks asi, mis käib selle Camino juurde. Et see on nagu täiesti loomulik, et ei ole niimoodi. Et sa nüüd vägisi satud kellegi kõrvale ja pead tundma ennast halvasti, et kui sa ei tahad omas tempos käia, et siis on täiesti okei. Noh, sealt läheb tee ka niimoodi. Sinkad ja vonkad ja aga enamus tulevad ikkagi sealt mäest pool otse alla. Aga eks see selline kord on, et kui sa mäkke oled üles roninud, siis pead sealt alla ka tulema. See seal siis, nagu ennem näidatud, peaks olema see Roncesvalles. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see on ikkagi päris suur magala. Et seal on, vist on üks 200 kohta ja see on ka nende etappide järgi selline esimene suurem peatuskoht, kus seal St. Peterbordist alustatakse. Et kui eile oli 6 inimest toas, siis täna, kes seal sinna ööseks jäävad, seal on vist ikka 30-40, võib-olla isegi rohkem. Et ikka siuke korralik magala. Kui sul tekib tunne, et oled üksinda, siis ma näitan, milline Roncesvalleses jõudmise hetkel on. Läheme siit mäest alla ja on näha, et oleme järgi jõudnud, see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. No üks 10 pluss inimest on ikka, kes läheb samas suunas ja päris palju neid on ka, kes jäävad minust tahapoole. Ehk et nagu ma ennist ütlesin, et siis kogu aeg, iga natukese aja tagant on siin keegi ja ma arvan, et eriti on see asjakohane siis, kui käiakse etappide vahel,
ehk suur seltskond hakkab hommikul enam-vähem ühel ajal minema ja läheb samasse suunda, et vaatame, milline see tee siis välja näeb, kui ma olen Roncesvallesest möödas. Siis nii, kuidas ma eile Saint-Pietepordist Orissoni jalutasin, no siis ma enamus ajast olin ikkagi üksinda. No, hakkame kohale jõudma, et tee enam mägine ei ole, põhitee kõrval selline metsavahetee, millega me ka Eestis harjunud oleme. Ja hetkel siis on plaan selline, et läheb sinna koha peale. Vaatab kuskile, panen ilmselt statiivi püsti, et oleks ka seda kasutanud, muidu ma olen seda 2 päeva niisama kaasas tirinud. Ja eks ma söön natukene oma varusi ja siis uurin ka edasi, et mis siit edasi tuleb, kuhu minna ja kuhu jalutada ja mis see plaan on. Selja taha jääb selline, perse, peaks jala välja väänanud. Ma kujutan ette, et kui vihma sajab, siis see veevool siin mööda seda teed ja sellel ajal siin matkata on täitsa omamoodi kogemus. Aga praegu on selline mõnus metsaväetee, ma isegi mõtlen, et oleks mõni tuulevaikne ja soe koht, siis teeks siin oma väikse telklaagri, mitte seal koha peal, kus on ilmselt palju rahvast ja see asi on selline hoopis teistsugune. Aga vaatame, nagu meil motoks juba saanud on, et ega mingisuguseid konkreetseid plaane ju ei ole ja ei tee. Vaatame, mis juhtub ja kui tunne tuleb peale, et istuks maha ja teeks siin pausi, siis nii me teemegi. Täpselt siis, kui just lõpetasin eelmise klipi, mõtlesin, et võiks seisma jääda, siis leidsin sellise toreda koha, kus on veesulin ja näeb siuke täitsa ilus välja ja saaks siin mõnusalt lõgastuda ja olla. Aga häda on selles, et mul ei ole kaasas ühtegi pinki ja koti peal võiks istuda, aga see kõik on siin natukene liiga märg, sellepärast et see on siin varjus ja pigem laseks ennast ikkagi päiksel soojendada ja peab otsima mingisuguse parema koha. Kuigi see on päris hea. Nii, ma olen järgi jõudnud ühele pundile, kes on väga hea näide sellest, kuidas on võimalik ka minul käia väikese seljakotiga. Tõenäoliselt nad tervet seda retke ainult nende asjadega ikkagi ei tee, vaid neil on kaasas rohkem asju ja nad kasutavad transportteenust. Siis täna hommikul, kui Orissonist tulema hakkasin, siis tegelikult oli neid kotte, mis ootas transportimist päris palju. Inimesed siis teevadki niimoodi, et nad võtavad kaasa mingisugused riideasemed, mis neil võib vaja olla, natukene juua, võib-olla midagi näksida ja siis jalutavadki ühest kohast teise. Ja igal ühel on oma viis. Ei ole, et see, mis nemad teevad, on kuidagi halvem või mitte. Seda näiteks tee peal kohtasin ühte inimest, kes eile pidas oma 60. sünnipäeva. Olekski võib-olla natukene raske loota, et ta peaks tassima samasugust kotti kaasas nagu mina, olles natuke vähem kui 2 korda vanem. Mis tähendab seda, et ükskõik kui vana sa oled või milline on su olukord, siis praktiliselt kõik saavad ikkagi seda teha, et võib-olla ratastuulis läheb natuke raskeks, aga ma tee peal nägin Pürenee mäestikes ühte Hiina naist, kellel oli mingi jalaortoos või kuidas seda nimetatakse. Läks küll aeglasemini, aga läks. Ma arvan, et see on see. Vaatame, mis seal sees on. Olgugi, et ma sinna ei jää. Siin on mis sisse tšekkimine, see Pilgrim Office. Ja ilmselt siin pinkide peal on tegelikult hea koht, kus ma saan olla oma asjad paika panna, süüa natuke ja siis mõelda, et kuhu edasi minek on. Panin kohe esimese asjana statiivi üles, siis keegi ei saa öelda, et ma ei ole seda siin reisil kasutanud. Kõigepealt saaks
jalad siit jalast ära kuivama. Natuke ikka on sokkides ja sigi. Nii. Ja järgmisena peaks midagi sööma ja siis mõtlema, kuhu ja kuidas edasi. Mul eilsest veel natukene pähkleid kuskil siin kotis. Täpselt kuhu ma muidugi panin need. On alati probleem. No ma ei tea, kuhu ma panin omal need pähkleid. Neid ma kotist üles ei leia. Aga mul on natuke neid batoone ja üks õun on. Ja teile õhtul selle 45 euro sees tegelikult oli ka õhtusöök kahekäiguline. Sai algus mingisugusest puuviljasuppi ja siis pärast tuli mingi oakraam juurde ja lemmiksook ka. Noh, võib kaalust alla võtma ja mul on neid energiabatoonivärke ka veel järgi, et teha kotti nagu kergemaks. Et eks ma siis söön neid ja vahepeal siis vaatan telefonist, et mis edasi saab. Ma isegi ei tea, kus suunas see rada siit läheb. Aga praeguseks siis kõik ja räägime uuesti siis, kui ma olen jälle teel. Selline see Roncesvalles siis on. Jooksin kokku ühe hispaanlasega, kes ei olnud väga õnnelik selle üle, et otsustas siia jääda, sest siin ei ole mitte midagi. Laias lastus see, mis siin praegu näha ongi kõik, ega siin midagi rohkemat ei tundu olevat. Paar maja, mingisugune väike putka, seal on elav söögikoht. $790 kilomeetrit Santiago Compostelasse. Aga sealt veel edasi oleneb mismoodi teha. Väidetavalt, kui ringi teha, siis 180 kilomeetrit on veel see Finisteria ja Muxer. Selline näeb siis välja tee pärast Roncesvallest. Et see põhimaantee on siin samas kõrval ja see on lihtsalt selline jalakäigutee siin. Ja üks asi, mis Roncesvalles selgeks sai, oli see, et mul on alla liitri vett. Aga samas ma ei näinud ühtegi kohta, kus kohas seda vett sealt võtma peaks. Ilmselgelt need, kes seal ööbivad, nemad saavad sealt koha pealt. Seal väljas oli niisugune pubi või kohvik. Ma kujutan ette, et sinna oleks nüüd ka küsima minna. Aga ühtegi sellist VV-võtu kohta ei ole ma siiani veel näinud. Täna siis tähendab. Või pärast Püreneda mäestik õigemini. See oli Hispaania piiri peal üks oli. Tundub, et siit mitte väga kaugel on üks mingisugune toidupoe märk. Üks asi, mis ma olen siin selle mõne päevaga selgeks saanud, on see, et poest tuleb käia siis, kui võimalik ja kohe osta ära need asjad, mis sul vaja on, sellepärast, et millal see järgmine kord võimalik on, seda päris täpselt ei tea. Et siin on küll selline tunne, et vahepeal mis sa arvad, et on suuremad linnad, tuleb välja, et on tegelikult väiksemad ja kus mida müüakse ja millal siesta on. Et sellest ei ole veel aru saanud. Igal juhul mul on vaja mingisugust seepi, sellepärast, et ka eile riideid pesin selle väikse reisituubi šampooniga, mis mul oli kaasas. Sellega väga pikalt ei purjeta. Ja siis ei teagi, mis mul veel puudu on. Mul ei ole ühtegi veepudelit. Nagu ma enne rääkisin, et siis selle Camelbackiga ei näe, palju seal vett sees on ja
ja mul on neid matkaspordist ostetud elektrolüüte ka, et tegelikult alati võiks olla üks vähemalt pooleliitrine pudel varuks, ehk et siis, kui Camelback ühel hetkel otsustab tühjaks saada, siis tead täpselt palju sul vett veel järgi on. Aga vaatame nüüd, jõuame siia esimesse kohta pärast seda Roncesvalles. Selline väike külake. Eks vaatame, mis see pood siis endast kujutab. Tuleb välja, et see poe ikoon, mis seal kaardi peal oli, on täpselt seesama väike majake, Supermercado. Et milline see valik seal on, eks seda me kohe näeme, aga väljaspoolt esmapilgul tekib üldse küsimusi, et kas see üldse lahti on. Ma ei tea, mida need sillid päris täpselt tähendavad, aga eks ma seda saan pärast vaadata ja õppida seda hispaania keelt. Fakt on see, et see putka on kinni, mis illustreerib hästi täpselt seda sama juttu, mida ma just rääkisin. See, et sul Google Mapsis on poe ikoon, see ei ole nii nagu Eestis, et kui on poe ikoon, siis sa lähed ja saad ja see on nagu normaalne pood, nagu Kross, Selver ja nii edasi. Ja mingisugused väikse külapoed. See on lahti, nagu nad on. Nüüd on see aeg kätte jõudnud, kus ei ole isegi kõnniteid mitte. Ta on selline väikene külakene ja siin nad siis niimoodi elavad ja jalutavad. Eks igaüks vaatab ise, kus ta saab. Selline lahe asi, mida ma ei ole ennem näinud, on niimoodi, et siin mõlemal pool tänavat on sellised vee äravoolukanalid, kus siis vesi päris kiirelt nagu voolab. Et huvitav, kas see on selline mingise mägiste piirkondade teema või mis see põhjus on, miks ta just siin sellisel moel on. Igal juhul väga huvitav. Ja teine asi on, nagu ennem juba ühes klipis mainisin, on see, et kõnniteedega on siin nagu veidikene keeruline. Et isegi kui tahaksin ühel või teisel pool teed kõndida, siis on ikkagi, et sa pead milleski kogu aeg üle astuma või on seda ruumi niivõrd vähe. Et selline asi, nagu me Eestis oleme harjunud, see on siin ikka teistsugune. Siin siis niisuguse kiriku kõrval on selline väikene pubi või baari moodi. Seal on avalikud vetsud ja seal on ka kraanikauss, kus saab vett. Ma arvan, et see on joodav. Miks ta ei peaks olema? Ja kui mitte midagi muud ei oska tellida ja oled laisk, et kohalikku keelt ei viitsida minimaalsel määral selgeks õppida, mis on kindlasti asi, mida siin reisi käigus tuleb parandada, aga praegu pole selleks veel aega olnud, siis alati universaalne on Coca-Cola. Üks Coca-Cola ja siis tõenäoliselt saad ootuspärase tulemuse. Et see Coca-Cola klaas ja jää maksis siis 2,20. Tundub, et see tee viib otse teise mehe lauda tagant läbi. See põlluvahe tee, mida ma siin teile näidanud olen, see pärast seda pubi keeras siit ära ja nüüd läheb siia Espinaali. Ma kujutan ette, et siin vahepeal mingisugust suurt muutust ei ole. Jõuame siia Espinaali koha peale ja siis vaatame, mis edasi teeme. Võib-olla siis on aeg juba hakata mõtlema selle majutuse peale, sellepärast et siit edasi siin kiiruga ei jää võib-olla väga hästi asjad silma, aga Espinaalis mõtleme.
iga õhtu olen proovinud teha video. Aga selles CapCutis töötlemiseks tegelikult on palju asju, mis võtavad aega. Ja aega, mida õhtuti liiga palju ei ole. Ehk siis, mis ma siis vahepeal siin teel olles teen? Ma kopeerin need videod, mis on vahepeal siia Pocket 3 salvestatud. Kopeerin üle Wi-Fi siia telefoni. Siis järgmisena kopeerin telefoni mälust need telefonis olevale SD-kaardile, sellepärast, et läbi selle Osmo rakenduse otse, ma ei tea, kas ei saa või ma ei ole veel süvenenud, eks see selgub. Ja siis selleks, et CapCutis neid kasutada, CapCut võtab need toored failid ja siis teeb nendega midagi, nii et need seal rakenduse sees oleks paremini need manageeritavad. Ja see võtab nagu ulme kaua aega. Ehk, et mis ma siis teen kogu selle protsessi siin vahepeal läbi, kui mul mitte midagi targemat teha ei ole. Ja siis kohale jõudes on vähemalt enamus juba valmis töötlemiseks. Või noh, mis töötlemiseks? Siin pole mingit töötlemist. Lihtsalt üksteise järel kokku panemiseks. Ja siis läheb see asi kiiremini. Sest muud moodi ei oleks see võimalik, sest siis ma oleks seal kohapeal hostelis ja siis ma tund aega lihtsalt ootaks, kuni need failid siin kas siis liiguvad või konverteeruvad või toimub nendega midagi kolmandat. Nüüd aga oleme jõudnud siia sellise värava juurde ja õnneks saab ikka kuiva jalaga üle, et on selline väike kivist sillake meile siia tehtud. Et jätkame. Natukene lootsin, et on kõik nende tõusudega tänaseks. Aga tuleb välja, et on peaaegu sama järsk, kui seal Pürenee mästikes oli. Päris karma. Ja kui ma eile mõitsin seda teekallaku protsenti või raadi 11 midagi. See on raudselt rohkem. Palju rohkem. Nüüd tahaks neid käimiskippe, mis on koti külge ilusti ära pandud. No, aga ma nagu enne võib-olla ütlesin või öelda. Vähemalt ei saja. Alati saab minna hullemaks. Seega kuivas ilmas. Selline väike tõus. Pigem tunneme sellest rõõmu. Nii, mis ma siis tegin? Kasutasin sellist äppi nagu Camino Ninja. Ja siin on näha, et järgmine koht on Piscarreta. Mis iganes. Aga siin see ööbimine on võrdlemisi kallis, 35, 40 nii edasi. Ehk siin Espinalis on 12 eurot, 15 eurot suksed kommunaalalle perged. Ehk proovime ja jääme siia. Ja hetkel ma jahin seda Iruguinia, kus on siin ka see silt, et warmth and quality. Et proovime kõigepealt seda. Ja kui see ei õnnestu, siis vaatame edasi. Sest enamus tegelikult nendes albergedes check-in lõpeb seal 19.30 ametlikult, eks kuidagi saaks pärast ka. Aga eks see pesemine, sättimine, kõik see võtab aega ja hommikud on siin ju varajased, et pigem on hommikul kella 6 paiku, kui hommikul kella 6 paiku see ärkamine ja minek, aga näed, seal on üks koer. Ma loodan, et ta on ketis. No vähemalt ei paista kuri. Aga vaatame, kuidas meil siis läheb siin. Tundub, et see on see seal. See keskmine. No, tühi ta igal juhul ei ole, sest mingisugused riided siin kuivavad. Iseasi, kas siin kohti on, see on täitsa hoopis teist sorti küsimus. Nii, jõudsin nüüd siia 20 eurot, 3 tuba. Ma olen seal keskmises hoolis. Selline eramajutuse stiilis.
et siin on WC ja vannituba, siin on selline ühine ala